Mina olen Anna-Maria ja ma tahaks jagada oma lugu. Ma olen kasvanud kristlikus perekonnas ja seetõttu ma tean juba lapsest saati väga palju usuasjadest. Siiski 11-aastaselt ma tundsin ühel hetkel, et ma olen patune ja et ma ei ole Jumalale meelepärane ja vastuvõetav niimoodi, nagu ma olen. See tuli minu südamesse väga sügava raskusena ja ängistusena ja see tundmine, see tuli ühel õhtul ja see ei läinud ära enam. Kogu selle õhtu oli minu peal selline raskus, ma tundsin, et ma olen oma olemuselt patune. Ja ma tundsin, et ma vajan päästet, et ma vajan sellest vabanemist. Ja kuna mu isa oli kristlane ja ma võisin teda usaldada, siis ma läksin tema juurde ja me palvetasime koos. Ja ma palusin Jumalalt vabastust sellest, ma palusin andeks oma patud ja ma palusin, et Jeesus tuleks mu südamesse. Ja see õhtu oli minu jaoks muutev. See toimus ühe hetkega. Kui me tõusime sealt palvetamast, siis ma tundsin sellist rõõmu, rahu ja ülevoolavat vabastust lihtsalt. Selline vabanemine, mida ei ole võimalik selgitada. See täitis mind ja see oli lihtsalt kirjeldamatu. Ma mäletan seda hetke siiani. Sellest hetkest saati, sellest õhtust saati on mu elu olnud hoopis teistsugune. Vaatamata sellele, et ma olin ka enne kristlikus perekonnas ja tegin kõike koos nendega, käisin teenistustel koguduses ja palvetasin ja lugesin ka piiblit. Vaatamata sellele ma ei olnud siiski seda otsust teinud veel enne ja peale selle otsuse tegemist alles ma tundsin seda tõsist rahu ja kindlust, et minu elul on eesmärk ja et ma liigun selle eesmärgi suunas, kui ma püsin koos Jumalaga. Ma sain ristitud Luidjal, Hiiumaal, meres ja see oli samuti üks eriline kogemus minu jaoks, sest ristimine tähendab oma pattude ja kõige vana elu teadlikku mahamatmist. See sümboolselt jääb sinna merre, kus sind ristitakse või kui ei ole võimalust meres ristida, siis sinna veekogusse. Aga minu jaoks ma olin küll 11-aastaselt, ma kõike võib-olla nii selgesti ei tajunud, aga siiski see hetk oli kindlasti väga oluline just selles mõttes, et ma teadvustasin seda endale ja ka teistele, et mu vana elu on sellest hetkest saati jäänud selja taha ja et ma saan koos Jumalaga edasi minna. Praegu olen ma 20-aastane ja võiks öelda, et mul on selja taga juba pikk tee koos Jumalaga. Siiski see ei ole kindlasti kogu aeg olnud nii ilus ja lilleline. Seal on olnud oma raskemaid hetki, tagasilangusi, suuri katsumusi ja proovilepanekuid. Aga siiamaani ma võin väita ja ma kindlalt tean, et mu südames on rahu ja see rahu on ülevoolav. See on tõesti Jumala rahu, mis täidab hinge, kui sa oled ennast andnud Jumalale. Ja see sügav eesmärk, et minu elu on vastus Jumala armastusele minu vastu. Et ma tahan elada selleks, et teenida teda ja teenida inimesi minu ümber, armastada neid ja viia Jumala armastust edasi kõigile, kes mu ümber on. See hoiab mind kõigis raskustes ja tänu sellele ei ole ükski eluolukord raske, sest ma lihtsalt tean, et Jumal armastab mind ja ta armastab kõiki inimesi minu ümber ka. Elu koos Kristusega ei ole mingil juhul käskude ja keeldude jada, vaid see on vabadus, see on tõeline vabadus olla juhitud Jumala poolt ja tunnetada tema armastust, hoolimist ja tema kätt oma elus. Elu koos Jumalaga annab vabaduse kõigist hirmudest ja lootusetusest, sest sul on see kindel teadmine, et Jumal armastab kõiki ja kõik olukorrad on tema käes.